Kristiina Roosileht. Olen 2. klassi õpetaja Tallinna Kesklinna põhikoolis. Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala lõpetasin aastal 2017, kui kaitsesin oma magistritöö teemal õpetajate hoiakud ja tegevuspraktikad kodutööde juhendamisel. Kodutöödega seotud probleemid puudutavad peaaegu igaüht, õpilasi, õpetajaid ja ka lapsevanemaid. Aastatel 2013 ja 2015 viidi läbi koduse õpikoormuse uuring, mille tulemused näitasid, et õpetajad ei pööra piisavat tähelepanu õpilaste kodutööde juhendamisele ja tagasisidestamisele. Õpilased näevad kodus palju vaeva oma koduste tööde tegemisel, sageli teadmata, milleks ja kuidas neid teha. Minu uurimustöö küsimused olid: oma töö teoreetilises osas kirjeldasin seda, millised on kodutööde peamised eesmärgid ning andsin ülevaate sellest, millised ülesanded tekitavad õpilastel õpimotivatsiooni. Lisaks tõin olulisemaid näiteid nendest tegevustest, mis on kodutööde andmisel ja tagasisidestamisel olulised. Üks põhilisemaid autoreid, kelle mitut allikat ma kasutasin, on Ameerika neuroteaduste ja psühholoogia professor Harris Cooper, kelle aastakümneid kestnud uuringud on kinnitanud, et kodutöödel on oluline mõju. Vaatlustulemustest selgus, et kõige enam oli kodusteks ülesandeks kirjalikud tööd, millest suur osa oli tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamine. Suur kirjalike tööde osakaal näitab, et need on ühetaolised ja lastele natuke igavad. Kodutööde andmine toimus kõigis vaadeldud tundides tunni lõpuosas. Tunni lõpuosa pole aga kõige parem aeg uue informatsiooni jagamiseks, sest õpilased on juba väsinud ja mõtted on juba vahetunnil. Kodutööde andmise ja tagasisidestamise pikkus jäi vaadeldud tundides 1–2 minuti sisse. See aga näitab, et õpetajad ei pööra juhendamisele ja tagasisidestamisele piisavalt tähelepanu. Intervjuude põhjal selgus, et õpetajad lähtuvad oma töös suurel määral õpikutest ja töövihikutest. Õpetajate arvamuste ja hoiakute ning tegevuspraktikate vahel suuri erinevusi ei leitud. Kodutööde edukaks sooritamiseks on oluline oskuslik juhendamine ning kodutööde tagasisidestamine. Mul on hea meel, et oma lõputööks valisin niivõrd olulise teema, sest tänu sellele oskan kodutööde teemat oma töös palju paremini mõtestada ning kõiki vajalikke oskusi töös rakendada. Me kõik teame, et koduste töödega on seotud palju muresid ja probleeme, aga ma väga loodan, et tulevikus on koduste tööde tegemine pigem lust ja põnev väljakutse. Aitäh kuulamast!